Tere päevast! Delta saates tuleb nüüd juttu Hedvig Hansoniga. Hedvigil ilmus äsja raamat Kirju mandrilt. Mina olen Margeli Rookäär. Kevadest kevadeni kirjutab naine metsade vahelt saarel elavale mehele, kes on sarnaselt kirjutajaga loomeinimene ja end teadlikult pealesuruvast melust pagendanud. Need on õrna sõpruse kirjad, kus on nii argielu kui elufilosoofiat ja neis on seletamatu igatsus millegi enneolematu järele, mis tooks ellu uut algust. Hedvig Hanson on aastaid elanud maal, et leida eneses rohkem rahu. Autoril tuleb end jagada erinevate rollide vahel, ta on artist, ta on ema ja naine. Uurisime kirjanikult, kuidas see tal korda on läinud ning kuna me Hedvigiga oleme aastaid nii muusikas kui mõtteis olnud kaasteelised, siis lubage meie sinatamine. See on üks väga imelik raamat selles mõttes, et kui ma selle näpu vahele võtsin, siis ma ei pannud tähelegi, kui esimene peatükk oli juba alla neelatud, et see kuidagi läks väga, väga otse ja ilma mingi nagu vahemõtteta või vahepõiketa või uitmõtteta. Et need on naise pöördumised mehe poole. Ja see on selline saladuslik atmosfäär. Sa tegelikult ei tea, kes see naine on. On kirjeldatud selle naise tegevust, mõtteid, tundeid. Et sa saad aru, et see naine ei ole väga noor, aga ta on siiski noor. Ta on elu näinud, tal on kogemused, ta elab maal, tal on suur aed, ta ümber on vabadus, loodus, isegi metsik loodus, tal on pere ja me saame teada, et selle naise sees elab üks tunne. Tunne mehe vastu, kes ei ole tema mees. Tunne mehe vastu, kes elab kusagil ja kes tegeleb kirjandusega. Hedvig Hanson, me oleme hästi ammu elus ja muusikas palju arutanud, me sinatame. Sa oled kirjutanud üles tunded, mis tegelikult on igale naisele nii omased. Kuidas sa neid sõnastasid või mis sind inspireeris nende sõnastamisel? See on väga valus, mis seal on kirjas. See on valus ja mina näen valus ka ilu. Et on ju valu tegelikult rõõmu teine pool. Ma ise arvan nii ja tunnetan nii. Ja huvitav on tagasisidet kuulda erinevatelt lugejatelt, kes ja mida sealt välja nopib ja milliseid kujutluspilte enda jaoks loob. Mul on see alati nauditav kuulata tagasisidet ja ma kuulasin ka põnevusega, mis sina sealt välja lugesid. Ja tundub, et sinu jaoks jäi pinna peale just see tunne siis nagu justkui teise mehe vastu, nagu sa ütlesid, kes pole tema mees. Ja nüüd selle teema juurde tulles ma võiks öelda, et ma olen elus jõudnud ära tundmiseni, et tegelikult me pole kellegi omad ja keegi ei ole meie oma. Ja meil on kõik õigused tunda igasugu tundmusi. Ja mina jällegi ütleks, et jah, see salapärane mees saarelt oli impulss ja üks põhjusi, miks mulle meeldis just selles vormis neid kirju kirjutada, et mul oleks adressaat, et ma ei kirjutaks lihtsalt iseendale päeviku vormis. Ja see andis mulle kindlasti sellise sära ja stiimuli kirjutamisel, aga väga palju on seal ka nii-öelda muud argist filosoofiat võib-olla ja läbi nende tegevuste näiteks aias ma püüan leida ka seoseid nende loodusrütmide ja loodusseaduste ja siis ka suhete seaduste vahel. Et seal ma loodan ise, et on erinevaid kihte ja kui siis just kes sealt mida leiab, eks ju. Et kui mõned mehed on mulle vastanud, mis nad on sealt leidnud, siis pigem neile meeldib just see sisekaemuslik olemine. Ma kirjutasin seda raamatut täpselt aasta aega, alustasin eelmise aasta kevadel ja kirjutasin selle aasta kevadeni ja ma veetsin väga palju aega üksinduses maal olles, nii et ma tõesti süvenesin looduse vaatlemisse ja samal ajal ka iseendasse vaatamisse. Ja see oli põnev aeg, et mulle hakkas see nii väga meeldima, see vaikuse ja üksinduse aeg, et ma olen ka raamatu algusesse ma pidin vajalikuks kirjutada see mõte, et on vaja vaikust ja üksindust, et säiliks tundlikkus ja vastuvõtlikkus.
No tegelikult see, et ma tõin välja, et need tunded sellel naisel on mehe vastu, kes ei ole tema mees, see ei ole etteheide. Ja, ma arvangi, et ei ole, sest et me naisena ju ka mõistame teineteist ja üksteist, et just tagasiside naistelt on olnud tegelikult ootuspärane. Peamine, mis ma kuulen, on just seesama, et oi, nii sarnased tunded, et ma lugesin nagu iseendast ja see mind rõõmustab, et me tegelikult, ma usun ka seda, kirjutades oma isiklikest tundmustest alati võib olla küsimärk, et kuidas sa julged või et just iseennast nõnda avada, aga minu jaoks oli oluline just see rõõmustav äratundmine, et me kõik oleme üks, et me tunneme sarnaseid tundeid, ma ei tunne lõpuni mehi, loomulikult mitte, aga ma arvan, et ma tunnetan päris hästi naisi ja just seda, et nad on ka muutlikud ja muutuvad, me kõik oleme muutlikud. Ja kui ma ütlen, et ma tunnetan hästi naisi, siis samal ajal seda raamatut kirjutades lugesin ma ometi Eesti meesautoreid ja ma olen neid ka maininud ja ka tsiteerinud siin raamatus Valdur Mikita, kellesse ma täiesti armusin, kelle mõtetesse, Jaak Jõerüüt, kellega ma tundsin hingesugulust. Ma lugesin tema raamatut Muutlik ja see mind väga toetas ja Tõnu Õnnepalu Mahedus samuti. Mulle tundub, et siin on selliseid mõtteid või kumerusi, millest saabki aru ainult naine. Näiteks mulle läks väga korda üks lause, ma nüüd ei leidnud seda kiiresti üles, aga see mõte oli selles, et ma jooksin heinamaale öösärgis ja mul olid jalas kummikud. Ja ma tahtsin kusagile kaugele ära minna. Ja kusjuures sa oled teine naine, kes mainib miskipärast just seda, ju siis see pilt on nii tugev, et see tundmus, eriti pereemana, kus sa püüad ju anda endast parima ja alati annadki, aga siis mingil hetkel tunned, et sa kuidagi kaotad iseennast ja sa tahaksid lihtsalt minna kohe siin ja praegu ja lihtsalt kusagile nii-öelda põgeneda ja siis põgened nii kaugele, kui siis jalad võtavad ja siis jälle tuled tagasi koju üldjuhul. Heinamaa servale põgenedki kummikutega. Aga see naine kirjeldab tundeid ja tunded on tegelikult üles nagu kõrvutatud argiste asjadega ja kõrvutatud ka sellise olevikulise tegevuse kirjeldusega. Näiteks kohe alguses ma loen siit ühe väikse jupi, et ma usun, et midagi siin ilmas ei ole juhuslik, jalutasin kodu kõrvale kirikupark, istusin pingile, nautisin järvevaadat ja kuulatasin. Ja sina ilmusid mu kujutlustesse. Kas see mees, keda siis see naine seal ette kujutab ja kelle järgi ta igatseb ja kellele ta tegelikult kirjutab, kas see mees on ideaalmees? No võiks öelda, et see ongi see igatsus või mingisugune ootus, samal ajal aru saades, et teine inimene ei saa kunagi lõpuni teist päästa, aga et mingi unistus ju on. No miks naised armastavad ikka neid romantilisi filme ja romantilist muusikat ja see täidab natukene seda tühimikku, mis neil võib-olla on argipäevases elus, kus nad on kohusetäitjad tihtipeale ja võib-olla nende sensuaalsus ei ole niivõrd täidetud. Ja see kujutlus, jah, ta on osaliselt reaalne, ikka küsitakse, et kes see mees siis, on ta ikka reaalselt olemas, et ikkagi jah, see impulss on olnud reaalne, aga nagu loomeinimesed tihtipeale, neil on see üks seeme ja siis nad hakkavad sellest taime kasvatama, et sa võimendad neid tundeid ja keerad värvi juurde, et sellest saaks ikka selline nauditav lugu, et ma ikka nii nagu muusikuna mulle väga loeb publik, ma väga arvestan publikuga, nii ka kirjutajana nüüd, kusjuures ma kasutan sõna kirjutaja, mitte kirjanik, pange tähele, et ma sugugi ei arva, et ma oleksin kirjanik, aga mulle väga kirjutada meeldib lapsest saadik juba. Ja kirjutajana ma ka püüan arvestada just seda ka minu esimese raamatu puhul, et see oleks põnev, see haaraks ja et see liigutaks. Ma väga rõõmustan, kui öeldakse, et ma naersin ja nutsin. No nii see peakski olema, niisama nagu oma esinemistel, kui ma näen, et inimesed vahepeal naeravad ja vahepeal on neil pisar silmanurgas, siis ma leian, et on olnud korda läinud, et see peakski liigutama. Aga see on väga huvitav veel, üks selline delikaatne liin jookseb läbi, et nendes igatsuskirjades on naise pöördumine pigem selline, ütleme, vaimne, mitte füüsiline.
aga sellist füüsilist, võib-olla isegi, et läheduse puudust minu meelest kirjeldavad need kõrvaltegevused, mida naine samamoodi nagu ära märgib, näiteks, et kuidas minu kass täna käitus, et sellised asjad. Looduse käitumine. Kas see on nagu taotluslik, et see... Jaa, see ongi nii, ja see on nii tore, et sa oled selle ära tabanud, et ka siis, kui ma räägin, eks ju, nälkijatest ja muttidest, kellega ma seal võitlen või umbrohust, siis see võib olla ka alltekst või ülekantud tähendus või oma emase kassi vääritust käitumisest, et kindlasti on tore, kui inimene nagu püüab need asjad ka kinni, et need ei ole ainult üks ühele, vaid et seal on ka nagu seda sümbolismi. No tegelikult on see naine ikkagi mingit väga suurt telgepidi aheldatud oma maja, oma elu, oma aia ja oma igapäevase sellise keskkonna sisse, et naine väga selgelt kirjeldab, kuidas ta kaevas peenraid, kuidas tal avanesid tulbid, kuidas aianurgas on kompostihunnik ja kuidas naine mõtleb, et ma peaksin tegelikult aknalaudu lihvima. Et kõik on nagu kuidagi nii argine ja siis sealt kumab välja hoopis mingi igatsus, mingi sõnul seletamatu vajadus. See on ikkagi läheduse järgi, eks ole? Ja sa oled ikka nii aru saanud. õige lugeja täiesti, et sa oled väga hästi aru saanud ja nendest asjadest ju siis on sarnane tunnetus ja ma usun, et neid on veel. Ja mitte ainult, see aias sehkendamine, see on minu jaoks veel see meeldiv rutiin, aga mis on nagu raskem minule, kui sa jõuad sinna raamatu keskele, kus on peatükk Medusamele talv, mis on vist selline masenduspeatükk seal, siis just need argised, sellised mitte nii meeldivad tegevused nagu poes käimine ja kõik see söögi tegemine, see igapäevane üks ja see sama just see, mis hulluks ajab. Pluss siis veel see talve jahedus ja pimedus, et ka need asjad. Ma loodan, et ma olen oma raamatu just niimoodi üles ehitanud, et seal on see kulminatsioon heas ja halvas, et seal on seda depressiooni ka sees, mis meie maal ikkagi on kuidagi olemuslik, sealt talve keskel kuidagi enam ei jõua, see on ka seal täiesti sees ja siis see uue kevade lootus ja ootus. Jah, igatsus saadab mind, mis seal salata, et see on minu üks põhiolemusi, ma arvan. Selles raamatus leiab ka mõningaid selliseid väikeseid, näiteks minule väga kõnekaid lausejuppe või lauseotsi või mingisuguseid selliseid väikseid vingerbusse, mis jäävad nagu saatma ja mille üle hakkad pärast niimoodi arutlema iseendaga. Näiteks mulle läks väga korda üks selline lause, et igatsus on magusam kui selle täitumine. Et kui valus tõde seal tegelikult sees on, et need sellised väiksed sõnamängud, need on ju enda hinge põhjast läbi elatud ju. No jaa, just ikkagi see arusaamine, et nii ongi. Tegelikult oli Jaak Jõerüüdil väga ilus mõte, mis minule jäi jälle kummitama, et ma ootan alati midagi enamat, kui seal on. Ja see on jällegi ju üks selline tahk igatsemisest, et sa kujutad ette nagu asja teistsugusena, kui sa kätte saad, aga vahel siiski on elus hetki, kus ongi see täielik täitumine ja selle üle peab siis nagu olema väga-väga tänulik ja õnnelik. Samal ajal ma olen tänulik oma igatsusele, sest et see on pannud mind looma. Ma kujuta ette, kui mul oleks kõik hästi ja kõik oleks käes ja kõik olekski täpselt nii, nagu ma ette kujutan, et siis ei oleks üldse vajadust enam luua midagi. Kui sa selle raamatu lõpetasid, kas sul oli valus sellest mehest ka lahti lasta? Ei, pigem see tunne on sõpruselaadne, et see ei olnud kirg, vaid see oli selline soe ja sõbralik ja selline õhkõrn siis võib-olla tunne ka ikkagi, eks ju. Aga ei, pigem ma olen nüüd õppinud oma elu jooksul, see võttis kaua aega. Sest et loodus on kuidagi nii seadnud vist meid naisi, et kui me kellessegi kiindume, siis me tahame temast kinni hoida. Aga ma olen õppinud elus nüüd lahti laskma ja see on õudselt hea tunne, et sa saad teise lahti lasta. Siis on lootust, et ta tuleb ise su juurde tagasi. Ütle mulle, kui sa neid kirju üles tähendasid, mis oli sinu ümber? Kas sa kirjutasid öösiti, kas sa kirjutasid hommikuvalguses, kas sa kirjutasid õues, ma ei tea, lakas
pingi peal. See tundub küll romantiline ja ma ei tahaks seda kujutluspilti nagu lõhkuda, et ma ütlen, et ma ei kirjutanud lakas. Tegelikkuses võib öelda, et ma kirjutasin igal pool, aga ma kirjutasin nagu põhiliselt, kogusin seda oma siis tundesse või mällu ja siis ikkagi istusin arvuti taha nagu üks tõeline kontorirott, ütleme niimoodi väga ebaromantiliselt ja lihtsalt siis täheldasin need tundmused üles ja siis vahel täiendasin ja võtsin midagi vähemaks ja aga tegelikult ma tegelesin kogumisega. Ja, aga sa need tekstid tegid ümber ikkagi? No jah, kui ma tundsin, et kas on vaja midagi kohendada või vahel mõni sündmus vahele lükkida, näiteks et kirjad ikkagi saaks pikemad kui tänapäeva e-mailid, eks ju, on, et jah, nii, et selles suhtes võib öelda, et ma elasin küll aasta aega täiesti jälle sellele raamatule ja selle täiustamisele, ütleme nii, et ma ise oleksin sellega rahul. Ja sa ise oled selle raamatuga rahul? Olen küll, midagi ei ole öelda. Noh, vahel, kui nüüd mõtled mõne mõtte peale, siis aga äkki oleks parem olnud see või teine sõnastus, aga nii ju võidki jääda, eks ju, ümber sõnastama asju. Samuti ma tunnen muusikas vahel, selle loo oleks võinud hoopis teha natuke teistmoodi või nii. Aga ei, teeme jälle midagi uut ja siis uute kogemustega, aga see siin ja praegu on see hetk ja selline see on. Kohtusime Hedvig Hansoniga, lauljatäril ilmus äsja raamat Kirju mandrilt. Noor naine elab metsade vahel ja igatseb kirjade kaudu millegi suure ja mõõtmatu poole. Jutuajamise lõppu põimime muusikat, millele Hedvig Hanson on oma raamatus tähelepanu pööranud. Muusika, mis on talle mõjunud. Mitmeid kordi Klassikaraadiole raamatus viiteid teinud Hedvig kuulis ka kohe kõlama hakkavat just sealt. Edward Elgari Enigma variatsioonid. Tsitaat. Koju sõites kogesin jõulist lainetust eneses, kui Klassikaraadiost mängiti Elgari orkestriteost. See oli kirgas ja ilus nagu valu. Mina olen Margeli Rookäär.